kartulimaad on meil sellel aastal 120 hektaril, mis tähendab, et meie põllule võiks mahutada piltlikult 25 Tallinna lauluväljakut või 65 ERMi hoonet. Panime maha üle 10 erineva kartulisordi, et igaüks leiaks endale lemmiku. See pole mingi nali, et Simunas pannakse kartul maha joonlaua järgi. Tänapäevane kartuli panemistehnika lihtsalt võimaldab seda. Usalda, aga kontrolli. Oma silm on kuningas. Ja nii me meeskond esimesi kartulivagusid tõmmates masina kõrval aina jooksid, jälgisid ja seadistasid, et masin töötaks kui kellavärk. Tähtis on kartuli istutamise sügavus ja ka muulate vahekaugus. Seda selleks, et saak oleks kvaliteetne ja ühtlase suurusega. Pinna peale istutatud kartul võib kiirelt minna roheliseks. Liig sügavalt on jällegi raske tärgata. Ja haigusedki mõjutavad sellises olukorras kartulisaaki. Kas pole mitte siledad kartulivaod? Lust lausa vaadata, kuidas uus kartulipanemismasin vagusi tõmbab. Praegu on kuumalaine, aga on olnud ka hetki, kas kartulivaod on näinud vett ja vilet. Simunat on ju nimetatud lausa äikese epitsentriks. Piisavad veevarud ja vihm on väga tähtsal kohal kartulikasvatuses. Olgu päikest ja olgu vihma, mõlemat on väga vaja. Red Ledi kartulipealsed pistsid kõige esimesena oma nina mullasest välja. Suve jooksul tutvustan teile ka teisi sorte, mis meil siin kasvavad. Seniks parimad tervitused Simuna kandist!